niimoodi ma pean käes tegema väikese video. Tervitust teile, tere hommikust. Mul on koorem maas kohe. Ja vaat siin kandis, kus ma nüüd olen. Ma olen sinna varem ka teinud ja ma olen rääkinud vist, et siin on kurat mingi vana sõjaväebaas olnud, et ilmselt Vene oma. Aga eile siis ma mõtlesin, nüüd ma keeran, tavast ma keeran siit paremale, nüüd ma keeran vasakule, et ühte fakti kontrollida. Aga eile ma tegin siis sihukese teema, et ChatGPT käest küsisin selle koha kohta ja suhtlesin temaga päris pikalt. Ma pärast panen siia pildi ka, ta visualiseeris. Ma küsisin ta käest, mõtlesin, et no hea ajajärk oleks nagu, et täpselt see aeg, kui mina sündisin 1969, milline ta välja nägi aerofotona ja siis ta on nagu aerofoto ja satelliitpildina. Ja vaadake nüüd, ma panen siit natukene, katsun suuremaks panna. Vaadake nüüd, siin otse ees paistavad angaarid, 2 tükki. Nendes varjati hoiti sees hävituslennukeid. Ja kuni teise maailmasõja lõpuni, 1945, et siis oli siin oli sakslaste lennuväli. Siis oli, ütleme, maandumisrada, kohati oli kõva, üldiselt nagu murukattega ja no abihooned ja värgid, no nii nagu oli tol ajal. Aga alates 45. aastast oli siin päris suur venelaste sõjaväebaas. Ma ei mäleta, kuidas selle ühendi nimi oli, mis maad meil olid, vaata oli NATO ja siis oli see mingi just nagu sihuke sõjandusliit nagu nende sotsmaade oma ja värkata, mis selle kuradi nimi oli, ma ei mäletagi. Aga nii, ja selle pildi alusel, siis seal, kus ma seisin, ma vaatasingi, et noh, pani veel niimoodi, et täpi, et kus ma seisan, ütlesin, et katsu, et kas sa saad sinna pildi peale selle täpi paigutada. Ta paigutas, siis ma vaatasin seda pilti, sa üldse aru, et midagi on valesti seal. Tal ongi siis nagu pilt teisi pidi mulle endale tundus. Ja ühesõnaga, fakt on see, et see, ütleme, stardirada, maandumisrada, et see peaks olema 2,5 kilomeetrit pikk. Ja vaat see, mis angaar oli, need angaare on siin veel, praegu on see tööstuse joon peale ehitatud. Aga ja selle, mis maandumisraja peale on, seal ongi niimoodi, et osa ühe serva peale on siis nagu tänav tehtud, mis on asfaltkattega, sihuke nagu siin praegu, kus ma sõidan, tavaline tänav. Ja teisele poole läheb siis, no ma ütleksin, et 2 tänavalaiust kohe kindlasti või isegi võib-olla 3 on seda betoonplaatides sihuke asi. Seal, kus mina seisin, oot siin kõrval on ka näha, näete, betoonväljakud suured, näete. Aga see on igale poole firmad peale ehitatud, need on ruleerimisrajad ja mis siin kõik olid, eks ju. Niimoodi, et näete, vaadake, siin on ka asfalt, jalg paistab betoon välja. Need on kõik ruleerimisrajad. Nii et siit me praegu, nagu me sõidamegi just nagu ruleerimisrada, mis on stardiraja maandumisraja pealt nagu maha või raja peale, et niimoodi. Ja nüüd ma tahaksin nagu ära fikseerida ja vaadata, et palju see siis kilomeetri pikk on, sest see on nagu nöör sirge ja see jättis kohe sihukese mulje, et on. Ja vaat siin on nüüd sihuke laiem koht, see oli siin põhimõtteliselt stardiraja lõpp või algus. Vaadake, näete jah. Ka betoonplaadid suured ja siis me keerame siit. Siin olid niigid mingisugused, nes angaaridesse mahub, ma ütlen mõni suurem angaar, sinna maksimaalselt 2. Aga no näete nüüd, siit. See pilt, mis ma illustatiivseks ja pärast taha panen, see on nüüd AI tehtud nagu üks peaks olema mingi USA satelliidi foto järgi nagu 69. aastal. Aga nii, nüüd ma fikseerin ära, mul on praegu pidomeetri näitan 3,4 kilti, hakkame siit sõitma. Ja vaadake, nüüd see läheb sirgelt täiesti.
Vaat siin on näha nagu paremale poole ja vasaku poole näete betooni, kui lai on. Aga kohati on ta veel laiem. Seal, kus ma seisin, seal on ka nagu kõrval mingi betoonplats. Ma kohe näete, kus on. Vaatame, palju see on. Aga siin oli jah hästi suur venelaste sõjaväebaas. Et see Skarbjemjer, ma ei kurat ei saa seda koha nime öelda välja. Ma seisin siin, mis paremal pool autod seisavad, see on ka kõik betoon. Ja vaat seal, kus teerull läheb, seal on autod seisavad, seal peal on ka betoon. Siit paremal läheb siia küla vahele, seal on vanu siukseid nagu kasarmuhooned ja värke. Ja näete, siin on ka teerullist paremal pool, see on ka kõik betoon, nüüd on firmad peale ehitatud. Siia tehtud. Aga vaatame. ChatGPT ütles, et see maandumisrada, stardirada oli 2,5 kilomeetrit, võib-olla natuke kopikaid peale, pikk. Kilomeeter on mul sõidetud. Näete siin paremal pool ka, vaadake kui palju betoonist platsid kõik kõrval. Niimoodi, et ajalugu missugune. Et vaat siit, no kes mul videosi vaatanud ja ma olen siit enne ka sõitnud ja lobisenud ja rääkinud, siis ma olen rääkinud, kahtlustan, et ju siin mingi kuradi raketibaas või lennuveebaas oli. Aga tuleb välja jah, et oli kuni 1993. aastani. 93. aastaks läksid siit siis venelased välja. Ja siin on kõik omadused selleks olemas. Seal pärast on, siin paremal pool jookseb tegelikult üks raudtee, mis jookseb põhimõtteliselt middle of the no way. Seal on, ma olen näinud, kaubarongi vaguneid on liigutatud, muud mitte midagi. Ja nii ta on. Ja vaat siin kohe paremal pool vaadake, siin on vanasse hangaari. See esiots on uueks ehitatud, see on mingi firma võtnud enda laoks või millegiks. Niiviisi 2 kilomeetrit on täis. Näete siin paremal pool veel, mulla mätas suur. See on ka hangaar. No osad neist on miini või ütleme pommilaod olnud ilmselt ja lennukeid muidu hoitud nendes. See paistab väiksem olema, see on just nagu laohoone moodi mingi 2,2 kilomeetrit. Jah, näed, siia kurvi kohani, siin ilmselt on siis nagu ümberkeeramise koht juba värki. Siiani ongi 2,500 täpselt. Nii et siin on ilmselt siuke, kus jälle ringi keerab. Ja päris hästi see pilt, mis ta tegi, see Aerofoto värgi pealt on tehtud, see on 69. aastal kosmoses tehtud pilt nagu. Et tolle järgi vaatasin ja võrdlesin seda siis kokku panna ja päris hästi läheb. Ja näete, siin on siuksed lennukikohad muldvallidega pandud, et kui pommitatakse lööklainet lennukite vigastaks, siin on ka ilmselt betoon all on kõik. Näete, siin on, üks on veel täis hangaar. Näete, meuka näeb ja siia käis lennuk sisse, paukti tead. Sest need miigid, need olid 15 meetrit vist on pikad, nii et noh, sinna läbi häda mahub 2 tükki sisse üksteise taha. Niimoodi, et sedasi on see asi. Nii et tegelikult päris põnev. Nüüd ma sain endale jälle uue hobi, et kui mingis imelikus kohas olen, siis katsungi näiteks AI käest küsida, et mis seal oli aastatel näiteks 1969, siis kui mina sündisin. Siis ma ei olnud ju Poolas käinud, ma ei tea tööd ega metsi, mis siin on.
ja siin on, kes on varasemaid videosi näinud, siis nüüd mäletavad, nüüd tuleb üks sihuke raudtee. Ja ütleme, lennuvälja juures peab olema mingi raudteeahel, vaadake, et kütust on vaja vedada ja laskemoona on vaja vedada ja igast asju ja see peab olema. Ja see ei ole reisirongide oma, sest ma olen siin näinud, kui siin on kaubarongi vaguneid liigutatud ühe korra, ma olen näinud, et see on mingi vasemale poole läheb, et ta paistab, et läheb sinna kuskile tupikusse, aga paremale poole läheb ta sinna eemale, läheb suurema raudteesõlme juurde kuskile välja, et näete, sihuke ja ma eeldan, et see on ka väga vanast ajast, näete, siin on siuksed laiem koht, et värk seal ja vot niimoodi on see asi. Aga jah, nii et enne on siin, sõja ajal olid siin sakslased, pärast venelased ja nüüd saavad poolakad ise olla. Vot niimoodi, et see oli siis siukene ajaloonurk. Ja vaatan pärast poole kuskil pool filmin veel või sõidan, aga ma ütlen, esiklaas on nii must, et jube kohe. Loodan, et tuleb äkki vihma, et saab klaasi puhtaks. Niimoodi siukses pära urkas olen. Kurat, küll täitsa pekkis, kus ma ootan pabereid. Võin siis enne laadimist, kurat, neid pabereid ära viia, et tehakse nii kaua ära, kui peale laadib. 5 aluspalli peale. Nüüd ma ei tea, ootan juba vist vähemalt kuradi 25-30 minutit ootan. No okei, 25 minutit ootan. No, sõu keeruline neid pabereid teha, ajab ikka närvi küll. No nii, lõpuks ometi tuli paberitega. Siis selgus, et oli unustanud panemata need sildid alustele. Tahtsi hakata maha võtma, ma ütlesin, annab sildid siia, ma panen peale, mis nalja teete. Nüüd näete seda teed, kuidas ma siia tulin. Siin on, ütleme niimoodi, et päris kitsas. Ma ise vaatasin praegu kaardi pealt, et just nagu kui väravast välja läheksin, siis oleks nagu vot niimoodi, näete, heli on. Et kurat küll nii kaua ootsin pabereid. Tuli paberitega, selgus, et olid sildid alustel külge panemata, tahtsin maha võtma hakata. Ma saan nalja teid, sildid siia ma kleebin peale, mis siin on siis. Kleepisin peale, vaatasin praegu kaardi pealt, et kui väravast välja lähen, et läheks paremale nagu, et on tänav laiem, parem välja minna, aga ütles ei, paremale minna ei tohi. Ja nüüd ma olen sama teed, kus ma sisse tulin. Ja juba jama, niimoodi vaatad, on ilus tore, kohe näete tänavat, et tegelikult on kitsas. Ja kõige nõmedam on see, et on aades partud kontori oma nägu. Ja seal, kus kontori aadress on, sealtpoolt suure autoga tuled, ma vaatasin, okei, värav, keerasin värav, ütles ei, siit ei saa. Pidin siia jumala kitsa tänava peale tulema. Pööre on jumala nipa-napa. Siit väravast laseb välja, kohe näete, teisest väravast pidi sisse tulema. Näed siin, jah, 3,5 tonni märk ees, aga seal oli ka, see tekitab niisugust segadust, et vähe ei ole. Nüüd põhilintel väravad siit kaasa ja võttes sabaga rääs. Küll nii, et normaalne niimoodi Poolas käia, Pelsko pealas olen. Niiviisi. Vot nii. See värav, mis nüüd siin vasakul on näha, peale neid tõkkeid, mis siin maas on, politseivärke. Siit väravast pidin sisse tulema. Ja see eest tänav, mis nüüd vastu tuleb, seal ma pean vasakule minema, sealt ma tulin, pidin siia paremale nagu pöörama. Ja vaadake, kui kitsas see on tegelikult. Siin on puunurk, on juba maha sõidetud, ma tulin ka, siis pidin vaatama, et kuradi käru nurgaga sinna vastu ei pane. No siit tuleb ka nüüd hea pööre. No, postid on püsti, kui siin väidetavalt suured autod on käinud. Ma olen Hollandis kunagi niimoodi järsult pööranud, et siuke post läheb käru saba alla ja stange alla jääb nagu niimoodi.
oli siukse lolli kõrgusega. Kurat küll jah. Niiviisi. Ja mis siin siis veel uut on? Uut on nii palju, et nüüd selgus, muidu ütlesin teile, et lähen järgmine reis Itaaliasse. Aga ei lähegi. Järgmine reis lähen ka, tulen Poola. Ja olgem ausad, mulle see sobib. Sest siis ma jõuan tagasi, et on vaja ühele lõpetamisele minna. Ja siis Tallinnasse ja siis on, naisel oli hea meel kohe, et siis saame autoga minna, muidu ta oleks rongiga läinud. Siin on mingi kaameramees, nagu kurat, operaator, kõps, amatöör. Näete, räägib ja mikker käes ja teevad kaasa mingi kohaliku televisiooni jaoks. Midagi ta siin räägib, mingi vägevalt. Näete, mikker ka peaaegu nagu minul, ainuke asi, et vaatasingi, et siuke logo ka peal nagu minul, aga ei ole, see on mingi teise telefoni oma või teise firma oma, ma vaatasin eemalt, et hele sinine, et amatööri logo on peal, et mine pekki, vennad panevad ikka. Vaadake, järjekordselt on ju. Vaadake, kui kitsaste tänavate peal värgid on firmad, saad rekkaga tulla, kõik vägev, ei ole mingit probleemi. Okei, meile Eestis ka aega, kui on mingis kohas firma ja on seal keelumärk üleval, kas kui sa teenindad seda piirkonda, siis võid ikka minna laadima, on ju. Aga tegelikult nagu kuulad siin, et Tallinnaski teevad, et pakibuss ei tohi kõnnitee peal parkida, kui seal maha võtab, et seisaks tee peal ja takistaks liiklust ja mingi siuke kamm käib meil kogu aeg iga asjaga. Praegu vaatasin ka, kurat, võtaks mingi uudis jälle, kus kuradi kohas Lüganusel või kus, et Keskkonnaamet andis mingisuguse, no nende tuulepargi panemiseks andis mingil moel loa, aga oota, seal oli mingi sõna juures, siis ma mõtlesin, oota, mis see tähendab siis nüüd? Kas siis tähendabki niimoodi, et kõik need rahvakohtumised ja värgid tehakse, need ongi täpselt lihtsalt, et saaks linnukese kirja, pärast tehakse jälle mingisugune tšap-tšarap ja ongi, rahvas oli vastu, aga tehakse ikkagi ära, tead. Ma ei tea, kõik on nii pekkis, et rohkem pekkis olla ei annagi kohe. Vaat nüüd ma ei saa aru, see on seisavad ja mahusid sõitma. Ma tulin siia firmasse sellepärast, et see firma töötab ainult kella 2. Ja seal, kus ma muidu käinud olen, te olete seal videos näinud ka, et seal on see teema, et seal võib nii palju aega minna, et siis ma siia ei jõuagi. Aga nüüd siis näed, rong sõitis siin. Aga nüüd ma siis jõuan vabalt, kell kohalik on alles 12:30. Nii et ma selle 5 kilomeetrit vast jõuan poole tunniga sõidetud siit. Ja siis on 1 ja kui hästi läheb, siis äkki saab tunniga peale ja siis on kõik, siis on homme terminal ja kodu poole tuld. Niimoodi käib see asi, et need iseenesest ongi, et selles mis hea, et tuli siukene laadimine, et teile ka midagi huvitab, muidu sõidad vaata kogu aeg nagu ühte teed pidi, eest näegi midagi, tead. Aga see on siin Belsko-Bela, see on siin Tšehhi piir on siin lähedal ja Slovaki piir siin siukses nurgas. Tšehhi piiri on mingi 40 kilti vist, ma ei tea, Slovaki piiri ka vist umbes sama. Niiviisi. Niimoodi elukene käib.
ulme segane kant on ja siia kanti tuled alati, siis iga kord mõtled, kurat küll, et kui mingi laadimine on, et siin praegu läks küll hästi, siis ma tulin ka, et ei ole kuskil mingeid piiranguid, sai ilusti tulla. Ma olen siinkandis mõnedes kohtades veel käinud, siis on niimoodi, et igal pool ümberringi on märgid ees, sa nagu veokaga minna ei tohi ja siis pead kuidagi igalt poolt nikerdama niimoodi, et kuidagi teist poolt linna minema või mingi värk. Et kogu aeg on mingi teema, vaid mulle tuli tee hästi meelde ja ma tulin vasakult. Tulin ka, oba, ja kihutame. Niiviisi, oba. Aga näete, asfalt on sile neil siin suht ja ei ole augeline. Ilus tore. Nõme on see, et homme see terminal on, seal on alati see sissesõit ja väljasõit, see võtab nii palju aega. Kilomeetrid nagu ei sõida, aga aega läheb palju. Ja siis, kui neil veel ei ole hommikuks kohe valmis ka, ei ole kaupa kohal, siis on nagu ka teistpidi eriti nõme. Et siis tuleb nagu jumal hilja alustada, et kaugele jõuaks. Mul oleks tegelikult vaja, ma tahtsin siin välja hõigata. Jaa, võt, mis mul tuli. Mul on tegelikult sellega juba suht kiire. Ma ise muidugi vaatan, kas ma äkki neljapäeval Tallinnast kuskil saan. Aga äkki keegi teab, kus kohas saab hea hinnaga T-särke. Nüüd te kohe küsite, mis on hea hind T-särgil. Aga ma tahan ühe värvilist. Et musta, valget, sinist. No ütleme nagu meil lipu sinine on. Et meeste ja naiste omasid. Et äge oleks, kui oleks niimoodi, et hind oleks mingi 5 euro peal, 5 euri särk. Et siis oleks nagu enam-vähem hea. Et muidu ma tean, kus ma saaksin 10 euriga ja 7 ma olen ka näinud, ma ei tea, kuidas praegu on, aga äkki keegi teab soovitada kohta, kus saaks 10 või 5 eurtsaga, et üks särk on 5 euri, mitte rohkem. Vähem võib olla, rohkem ei tohi olla. Et mul oleks mõningad särgid vaja osta. Rally Estoniale minek, ma pean ikkagi amatööri särgi selga panema. Mul ainult üks on. See sai katseks tehtud, aga ma tahaks teistmoodi teha natuke, et rinna peal ees on väiksem logo ja selja peal on suur logo. Aga vaata, ralli mitu päeva, siis peab mitu särki võtma, muidu seal higistad ja läheb tolmuseks näiteks, kui kavatsed valge särgiga eputada, siis kus sa pärast oled mingisuguse musta räpase särgiga, tead. Näed, siin paneb ka tõuksiga kiiver peas ilusasti ja värgid ja äge, tead. Oi, vanaaegne Scania. Palju siin seda kõrgust nüüd on. Ühtegi kõrguse märki küll ei olnud. See tundub nii madal. Huvitav, miks ta nii madal tõmbab, ilusti mahub alt läbi, aga ilmselt sellepärast, et see suur sild siin kõrval on. Siis suure silla kõrval tundub jummala madal. Ma ehmatsin praegu päris ära kohe. Näed, see korster on mul sinna vaja saada. See konkreetne lõik, siin ma sõitnud ei ole. Aga kohe varsti tuleb lõik, kus peal ma olen sõitnud. Vähemalt nii ma ise arvan. Siin ma ei ole sõitnud. Siin ma pean kohe varsti jõudma ühe koha peale, kus maalt ma olen sõitnud. Võt siit üle selle tee lähen.
siis kus need ees autod seisavad, seda teed pidi ma olen sõitnud. Näed, seda firmatki, kuhu mina lähen, seda vist näitab seal, ma olen tunne isegi. Täitsa pekkis, siit näitab ikka jumala kaugelt. Ja ongi, näitabki. Ei ole, ma ei ole siit sõitnud ikka. Ei ole, ma ei ole seda silti ju näinud kunagi. Peatee, vaata kui kitsas seal. Meetri järel hoia vasakule. Oi. New Sync näitab. Sõida sama teed mööda edasi. Nüüd on jah nadi, et need, mis ma praegu peale võtsin, 5 alust, 3 millegiga tonni. Ma ei tea, mingid küpsised või keeksid või midagi taolist. Aga suht rasked on, 3 alust on jumal kõrged. Need ma pean ka maha tõmbama, et ma vaatangi, mis ma teen. Ühest küljest võiks halli sisse sõita, siis oleks lihtne. Tõmbaks külje lahti, vennad tõmbavad tsah külje pealt maha, liigutan taara ette. Siis need panevad oma kauba ja siis tõmban neid ka veel ettepoole ja nii olekski kohe. Ei, vaat seda teed pidi ma sõitnud ei ole. No vaata, kui hästi siit saab. Ja siit ma ei ole sõitnud. Ma olen sõitnud küll, aga see, mis siit peatee pealt tuleb üle selle raudtee ülesõidu koha, siit ma olen tulnud ja läinud. Sellepärast, et siis oli teisel pool otsas oli mingisugune tee remontel seal üldse kinni. Ja. 800 meetri järel pööra vasakule. Ja mis me siin saame laulda laulu? Ei me eksinudki teelt, nii tore on see. Nii. Ma pidin siin rääkima, keegi küsis, et kuidas vanasti Poolas sõideti. Ma hakkasin mõtlema, tegelikult ma ju rääkisin sellest, siis kui mul õpilane oli ja me seal Plotski poolt, see mis on teine videoõpilasega. Seal teise reisi all me tulime, siis me sõitsime seda vanat teed pidi, seal ma minu arust rääkisin päris pikalt. Nii et sa, kes sa küsisid, ole pai, vaata järgi tead. Aga ütleme, siis oli aega küll sõita, tead. Siis ei olnud ju telefoni ega midagi, tead. Oli täss. Aga noh, teed olid siis hirmkitsad. Ja mõelda seda, kus siis anti ikka minna seal, see oli ikka täitsa õudne, eriti talvel. Siis oli muidugi lund ka rohkem, aga ja samal ajal oli seda hooldusvõimekus väiksem. Praegu on niimoodi, et ega see hooldusvõimekus on siin kaunis hea. Võt niimoodi. Ja ei me eksinudki teelt, kohe kohale jõuame. Kurat, YouTube saats mulle ka mingisuguse, ma ei saanudki täpselt aru, et mis mõttes, aga ühesõnaga kiitis mind, ütles hard work. Ma mõtlesin, ta oleks võinud mulle laulu laulda või anda loa, et ma saan siukest lugu nagu hard work ilma autori kaitse selle, et ta võiksin neid kasutada, neid lugu, seda lugu näiteks. Aga ei, lihtsalt ütles hard work. Nii. Aga vaat siin ei ole see tänav on jumala kehva ja eriti siit väljamineku peal pärast see kuradi raudtee ülesõide koht seal ikka päris pekkis. Aktsia protestaatsia, mingi protesti mingisugune värk siin ülemas, mingi plagud. Siin kuskil on mingi protest neil olnud. No nii. Aga.
nüüd ma ei ole nii ammu käinud, aga need niikuinii, kurat, ma olen siia käinud mingi 6 aastat või palju. Ja kurat, nad ei mäleta mu nime, iga kord küsivad, üks tädi mäletab. Aga nüüd ma olen, kurat, vist ei ole 6 aega käinud siin. Dzień dobry. O jasne. Tak. Alpi. Nüüd tundis ära küll ja et sa oled siin käinud. Muidugi, et oled. Vaat nii. Kurat, mida ma teen? Vaata, kui rampas keegi on, siis ma panen rampa ette ja siis on pohhu. Sealt saab täitsa taga, rampa eest on vaba ka, ei ole, pane rampa ette ja hakka sisse ajama. Muidu võiks sisse ajada, aga kurat, siis hakkab külge lahtima lauda, aga sitta see 5 alust ma jõuan välja ka tõmmata ja siis veel 5 aluse kohta neid teisi asju, 10 aluse kohta põhimõtteliselt roklaga välja tõmmata. Trenni tuleb ju teha, ega see mul ka tükki küljest ära ei võtta, jumal issand küll tead. On ju niimoodi. Nii et nüüd ma pean kohe kaamera kinni panema, ma ei julge teil näidata, kui ma siin tagardan tead, siis 10-2 korda ja pihta ei saa tead. Okei, ma teen tagant uksed lahti. Uksed teen lahti tagant. Ma olen ära epude potastega ja ma loodan, et ma neid ära ei määri. Nüüd on ilmselt lõunal, kui vaim küll tead. Aga pole hullu. Nüüd ma epupotased Lamborghini määrin ära, lõhun ära, mul on teised tööomad kaasas, aga praegu on igal pool nii puhas on, et mõtlen, et võin, et naine äkki teada ei saa. No näed, ongi, nüüd ei saagi haugule pihta üldse. Küll mahub siia vahele. Läheb küll kuidagi moodi. Mitte muidugi väga hästi, aga teie pärast ma praegu pingutan, et ma saaksin see ühe korraga pihta, muidu ei jõua seda parastamist ära kuulata, kõik ütlevad, kui see sõiduõpetaja või asi, et sõidab ise nagu amatöör. Pihta ei saa üldse kuidagi. Näed, jumala ägedad läksid paika. Nägid? Opa. Nii. Oota, tegelikult ma teen. Ma lasen. Siin paljad natuke tühjaks, ta võtab koorma maha, siis vaju tõuseb jumala kõrgeks ära, et ma siin paljad tühjaksid. Siis ei ole nii vastumäge tõugata ka. Vot niimoodi. Nii. Nüüd lähen laadima. Okei. Ma võtan igaks üks telefoni kaasa, äkki ma tahan teile ka näidata seal midagi. Ma panen praegu kinni ja okei. No näed, mikrit küljes ei ole, aga need alused ma võtsin peale, need ma pean nüüd maha tõmbama. Siis on need sinised kastid, need tõmban ka maha. Ja siis need, mis siin kõrval on, need panen peale. Tähendab, kõigepealt võetakse seal kõik maha, siis ma panen
4 siniste kastidega alust ette, siis lähevad need hallid ja siis lähevad need tagasi. Ja üks üksik sinine alus on ka, et see läheb ka siis ilmselt siia nende kaheste vahele, et need keeran teisipidi. Vaat näete, tore logistika on ju, ilusti peal ja nüüd on terminali jaoks ka veel ruumi nagu putru. Nii et näis, kuidas see asi läheb meil. Ja näete, see on nüüd Poola variant ja nüüd on persese. Ma tulin rohelisega siia peale, siin peaks reguleerija olema. Siis hakkab kallajamees siin maha kallutama, nüüd teisel pool need vaatavad, et ilmselt on roheline tuli, hakkavad vastu tulema. Või mis see? Kas seal oli reguleerija või olnud, ikka täitsa pekkis. Vaat, nüüd ma olen laadimiseks valmis. Mul tuleb siin 4 euro alust, peale 1 Soome alus ja siis peaks nagu okei olema. Nii et olgu see lõpetuseks, et ma teile ütlen selle ka, et mul tuli praegu täna meelde, et mitte et ei tea, aga teil jääb ka kõigil meelest ära, on see teema, et vaadake, praegu on suvine aeg, keegi ahju ei kasuta ja siis talvel on pooltel meestel ahjud ei tööta ja annavad kohe saba. Nii et kui väheke jahedam ilm on või õhtul on, et pange ahi endal käima, laske käia mingi 4-5 minutit. Et panete maksimum peale, lasete 4-5 minutit käia ja siis panete kinni. Et vaata, kui õues on väga kuum, siis see ahi lihtsalt ei lähe käima, aga siis, kui siuke jaheda moment on, siis pange käima korra. Ausõna, soovitan. Siis teil töötab sügisel ahi hästi, aga okei, selline seekord see video sai ja niimoodi ongi. Nii et kui kellelgi on aega üle kõvasti, siis ma laenaks. Mul on nädalavahetus nii kiire, et mul tuleb aega puudu. Kui kellelgi on, äkki laenab aega mulle. Nii et okei, olge tublid. Tšau, Leo.